Konverentsi õige usu kirik Eestis, iseseisvus, arenguvõimalused, riskid, tagajärjed raames alustame sektsiooni kodanikuühiskond ja südametunnistuse ning usuvabaduse kaitse. Eesistuja advokaat Sergei Tšurkin, moderaator Helja Pann. Paralleelselt töö käib ka vene keeles sektsioonis õige usk Eestis jaotumise ületamine. Meenutan, et sektsiooni tööreeglid on samad, mis oli plenaaristungi käigus, ettekanded 20 minutit ja 10 minutit küsimustele vastamine. Otse ülekanne käib läbi Zoom keskkonda, seal saab ka oma küsimusi esitada. Alustame. Usuvabaduse kaitseala õigusliku alused ma annan sõna advokaat Steven Risto Evestusele, palun. See mikrofon. Seda võib kas panna või. See või ei ole palju kuskil loa käes. Nii, tervist kõigile. Nagu sisse juhatati, siis minu roll on siin täna rääkida siis parasjagu põletavast teemast advokaadi pilgu läbi. Et seda advokaadi rolli täidan ma just selles teemas koos oma kolleegi Artur Kniazeviga, kellega me siis esindame nii kirikut kui kloostrit võimalikes siis nii käimasolevates kui võimalikes eesseisvates vaidlustes. Ja kindlasti pakub kogu see 2 päeva väga huvitavaid arutelusid, mis on väga päevakajalised. Ja on väga hea meel lisada siia ka sellist õiguslikku vaadet, et missuguste seaduste ja kohtupraktika keskel me parasjagu oleme ja mis võiks kogu seda temaatikat puudutada. Me võime panna ka nüüd peale siin mõned slaidid, et ma läheksin slaidide kaudu edasi. Tundub, et nüüd on need ekraanil kenasti näha ja siis võib minna sisu juurde. Et üks hetk. Ma vahetan neid lehte siin. Ja siin võib neid teha, sealt saab neid. Nii, aga ma alustaksin siis sellest, et positsioneerida ära see hetke olukord, et kus me oleme, miks me oleme siia jõudnud. Me oleme siin väga lihtsal põhjusel. Me oleme siin tegelikult paljuski poliitilise olukorra pärast. Võib laiendada ka geopoliitilise olukorra pärast, mis siis tähendab seda, et olukord riigis on jõudnud selleni, et nii siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikul kui ka Pühtitsa kloostril on tulnud siis olla siis olukordades, kus on toimunud siis riigi sekkumine nii-öelda usuvabaduse siis teostamisse. Et see kõik on saanud alguse sellel aastal, kui on siseminister võtnud avalikult sõna kevadel ja lausa osaliselt läinud nii kaugele, et hõlmanud selle terroristliku kiriku ja kloostri ja Moskva patriarhaadi tegevuse terroristliku organisatsiooni mõistest. See on omakorda päädinud Riigikogu avaldusega, mis on siis Moskva patriarhaadi lugenud siis agressiooni toetavaks institutsiooniks. Me oleme küsinud ka Riigikogult aru selle kohta, et missuguses staatuses või positsioonis on kirik ja klooster
ja nad on andnud meile ka selgelt mõista, siis Riigikogu Kantselei kaudu oleme saanud ka vastuse, et jah, et nad on hõlmatud sellest avaldusest, mis siis tähendab, et parasjagu siis käib arutelu advokaatide vahendusel või siis küsimuse lahendamine selle üle, et kas siis Riigikogu ikkagi võis teha sellises mahus usuvabadust kahjustava avalduse. Halvimal juhul võibki olla see kõik kaitstud Riigikogu liikmete indemniteedist ehk siis sellest, et kõigil on vaba voli avaldada poliitilist arvamust. Meie asi on aga vaadata kogu sellele asjale veidike laiemalt ja just see laiem vaade annab meile selge arusaama, et läbi selliste vaenulike avalduste, läbimõtlemata avalduste tekitatakse ka ühiskonnas vaenulikkust. Ehk siis need tegevused tähendavad reaalseid tagajärgi, on suunatud kindlale eesmärgile ja taaskord päädib see usuvabaduse põhimõtte rikkumisega või avaldab olulist mõju sellele. Nüüd tahaksin ära markeerida ka selle, et me oleme kuulnud poole aasta jooksul sellest, kuidas riik peab rahumeelseid läbirääkimisi siis nii kiriku kui kloostriga ja et sellised läbirääkimised on oma sisult aega nõudvad, pikka usulist traditsiooni, põhimõtteid kandvad usulised ühendused on oma taustaga ja on väga selge, et üleöö ei ole võimalik muudatusi ka ellu viia. Küll aga need läbirääkimised olid alanud, aga need läbirääkimised olid ühes suunas ellu viidud. Nad olid viidud kindla sooviga kirikul ja kloostril siduda ennast lahti Moskva patriarhaadist täielikult ja katkestada igasugused õiguslikud ja kanoonilised sidemed. Mida läbirääkimised sisult tähendavad? Läbirääkimised tähendavad seda, et kaks poolt arutavad ja kui läbirääkimised kompromissiga ei lõpe, siis need pooled lähevad laiali ja kasutavad muid võimalusi. Meie läbirääkimised sellisel kujul ei lõppenud. Meie läbirääkimised lõppesid 23. oktoobril Riigikogu saalis, kui siseminister saabus tegema poliitilist avaldust ja see poliitiline avaldus oli algselt kodeeritud sisejulgeoleku teema taha, aga tegelikult tähendas ta sellist 2 päeva pikkust väljaastumist erinevatel teemadel just siis nii-öelda Vene Föderatsiooni mõjude kahjutuks tegemise suhtes, kuhu sobivalt ka siis istus kiriku ja kloostri teema, mistõttu tutvustati selle poliitilise avalduse tegemise ajal siis ühe eelnõu valmimist, kirikute ja koguduste seaduse muudatusi ja need muudatused olid tegelikult kantud, eks ole, mitte sellest, et Eestis õigusruum karjuks vajaduse järgi neid muudatusi ellu viia, vaid nad olid ilmselgelt siis välja töötatud selleks, et siis üks usuline ühendus, siis võime võtta ka, eks ole, 2 kirik ja klooster, panna paika, hirmutada, allutada, survestada. Et toimus pikk mitmetunnine arutelu Riigikogus ja eks neid samu küsimusi, mida mina siin praegu tõstatasin, need samad tõusetusid ka Riigikogu saalis. Ja nüüd on olukord jõudnud selleni, et need asjaosalised ehk siis usulised ühendused ja muud asjasse puutuvad riigiasutused on saanud oma lauale kirikute ja koguduste seaduse muutmise eelnõu, mis väga selgelt annab märku riigi valitsuse soovist siis minna seda teed, et nende soovidega mitte nõustumisel ootab neid sundlõpetamine. Ja seda just sel põhjusel, et kui nad ei katkesta siis sidemeid siis sellise isikuorganisatsiooniga, kes siis toetab agressiooni, sõjalist agressiooni,
või siis muul moel on sellise terroristliku loomuga, eks see määratlus on jäetud suhteliselt laiaks, et igal juhul hõlmaks ta siis ära selle tekkinud olukorra ja oleks selliseks hoiatavaks märguandeks. Selles olukorras oleme näinud, et me oleme jõudnud usuvabaduse riive puhul päris tõsise kriisisituatsioonini. Et kui ajaloos minna korra tagasi mõned aastad, siis COVID-i kriisi ajal on usuvabaduse teema avalikult tõusetunud, kui meelelahutusasutuste kõrval jäeti avatuks siis hilisemate piirangute korral kirikud, kuhu inimesed võisid tulla. Ja see tekitas sellise arutelu, et kas siis, et mida endast sisuliselt usuvabadus täpsemalt kujutab. Ja oli ka neid, kes arvasid, et inimeste elu kaitseks oleks tulnud ka kirikut sulgeda. Küll oli neid, kes leidsid, et usulised organisatsioonid võivad olla avatud, et pakkuda inimestele tuge, koosolemist, ühtsust ja neid põhimõtteid järgivalt see nõnda ka läks. Paneksin järgmise slaidi ja ma läheksin järgmise slaididel seda suhteliselt kiirelt üle, ennem kui jõuan veel veidikene sisu juurde, millele tahaksin rohkem tähelepanu pöörata, aga ma juhin tähelepanu Eesti Vabariigi põhiseadusele ja tahan öelda seda, et Riigikogus on siseminister öelnud väga selgelt välja, et need muudatused, mis võivad siis kiriku ja kloostri eksistentsi edaspidi ohtu seada, on kantud sellest, et kaitsta riigi julgeolekut, et kaitsta tulevikus ebamäärase, teadmata, seni lahti seletamata mõjutustegevuse eest siis nii nendes kirikutes tegutsevaid vaimulikke kui ka nende koguduste liikmeid. Ehk siis see on kõik väga umbmääraselt esitatud, kuigi meie põhiseadus annab usuvabaduse kaitsel väga selge reservatsiooni, et ei tohi kahjustada usuliste siis talituste läbiviimisega 3 asja: avalikku korda, tervist ega kõlblust. Julgeolekust kui sellisest ei ole siin juttu ja ka Euroopa Inimõiguste Kohus on seda öelnud, et paljas julgeoleku argument ei saa olla aluseks usuvabaduse kaitsealast väljumiseks. Ja sellepärast ma tahangi tähelepanu juhtida sellele avalikule korrale. Avalik kord on just see, mis on meil riigis õigusnormide ja selliste kõlbluspõhimõtetega aja jooksul paika loksunud. Tervis tähendab seda, et kellegi elu ei tohi sattuda usutalituste läbiviimisega ohtu. Ja kõlblus on siis see sisemine moraal, mille vastu ei tohiks usutalituste pidamisel, usuvabaduse realiseerimisel eksida. Ühtegi sellist etteheidet, sisulist etteheidet ei ole Eestis registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute, nagu seda kirik ja klooster on kõlanud. Mistõttu ei oleks praegusel juhul ka alus rääkida sellest, et usuvabadusse ja selle teostamisse sekkumine oleks mingil määral põhjendatud. Nii, aga proovime siis liikuda edasi, et lisaks tahan ära mainida ka selle, et väga sisuliselt on seotud usuvabaduse teostamisega ka õigus oma arvamustele ja veendumustele, et need ei käi teineteisest lahus. Need on sellised ikkagi fundamentaalsed põhiõigused, mis on absoluutsed oma sisult ja mille riive peaks toimuma väga erandlikus korras. Küll aga on ja võib tekkida ka küsimus, et miks klooster ja kirik avaldanud ju ka avalikkusele seisukohti, et nad ei toimeta riigikorra vastu, nad ei provotseeri ega toeta mingeid avaliku korra rikkumisi ega riiki ohustavaid tegevusi. Ja on seda oma seisukohta ka avaldanud
siit tekib ka küsimus, et kui palju on küllalt, et kui palju peab seda avaldama, et seda on juba avaldatud, on välja öeldud oma neutraalne seisukoht Ukrainas peetava sõja osas ja on selgelt ka väljendatud, et Eestis registreeritud juriidilise isikuna Eestis elavate inimestena järgitakse Eestis kehtivaid reegleid. Ja seetõttu ei ole ka kuidagi tekkinud olukorda, et oleks tuvastatud õigusrikkumine ja seda õigusrikkumist kuidagi oma veendumustega õigustataks. Sellist olukorda ei ole. Ja vastupidine on lihtsalt meelevaldne väide. Küll aga on selle protsessi käigus jõudnud ka selliseid hoiatavaid märke, et on hoiatatud erinevate kuriteokoosseisudega, et kui me räägime terroristlikust organisatsioonist, sellesse kuulumisest, selle toetamisest, mis kõik on ohumärgid, et ärgem unustagem ära ka süütuse presumptsiooni, et kui meil pole alust kedagi kahtlustada, süüdistada või keegi pole süüdi mõistetud, siis meil ei ole ka alus rääkida sellest, et Eesti Vabariigi pinnal toimetavad riigivaenulikud elemendid. Ometi selline vaenulik suhtumine on vilja kandnud ja ta on muutnud inimeste suhtumist. Toogem siinkohal kas või näiteks ka siis Riigikantselei poolt tellitud avalikus arvamuse uuringu, ERR-i poolt tellitud uuringu, kus tegelikult inimestelt, kellel puudub sügavam teadmine siis usulise ühenduse kanoonilise tausta kohta, ka sellise autonoomsuse ja enesemääramise kohta, on ometi hangitud vastused selle kohta, et kas tuleks lahti siduda, mis tähendab, et see kujutab endast väga tõsisel kujul avaliku arvamusega manipuleerimist. Ja selle abil on võimalik nagu siis ütleme läbimõtlematute poliitiliste otsuste taha juhatada ka rahvas, kes lihtsalt läbimõtlematult kujundab oma seisukohti ja sellega rikub siis nende õigusi, keda Eesti Vabariigi põhiseadus peab ka kaitsma. Ma olen välja toonud ka selle, et inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon on see paragrahv 9, mille kohta mul on ka mõned näited sisuliselt, aga mis ka samuti toetab seda, et just nendel samadel põhimõtetel tuleb usuvabadust kaitsta. Ja nii põhiseaduses kui inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioonis on ära märgitud ka üks oluline teema, on see diskrimineerimise keelamine. Aga me oleme jõudnud üsna lähedale, kui juba mitte ei ole see käes, kus meil on usulised ühendused avalikult diskrimineeritud, kus tegelikult on tekkinud või on levitatud sellist avalikku arvamust, et meil on siis patriarhi marionetid, kes levitavad või võivad levitada oma kogudustes samasugust retoorikat. Kuigi vastupidist ei ole tõendatud, siseminister ei ole sellele ka mitte millelegi osundanud, meil on olemas riigis usuasjade osakond siseministeeriumis, kes ei ole ühtegi sellist ohtu reaalselt välja toonud ja kes on astunud välja ainult tühipaljaste sisutute selliste väidetega. Lisaks ei saa me ümber ka sellest, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta, mis aitab meil Euroopa Liidu õigust ja õigusakte tõlgendada, kaitseb usuvabadust samadest põhimõtetest lähtuvalt ja ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, mis on palju laiem, mis siis samamoodi teeb seda. Võime ka veel edasi liikuda. Kirikute ja koguduste seadus siseriiklikult veel põhiseadusest siis allpool reguleerib täpsemalt usuvabaduse temaatikat ja ma toon välja ühe siis probleemse sätte, et
ka praegu oleme kuulnud nagu hoiatavaid märguandeid, et meil ei ole seda keegi julgenud seni välja öelda, võib-olla ta 23. oktoobril Riigikogus kõlas kõige selgemini, et muudatustega hakatakse liikuma sundlõpetamise poole. Aga kui te vaatate praeguseid sundlõpetamise aluseid kirikute ja koguduste seadusest, siis tegelikult mitte ükski nendest ei lähe ju praeguse olukorraga kokku, mis tõttu võibki teha siit sellise järelduse, et poliitilised jõud siis praegu sattusid hädaolukorda, et Eesti Vabariigi seadused ei andnud neile õiguslikku alust lahendada seda olukorda, kui muuta seadust ja kirjutada siia juurde üks punktike, et enam ei ole siin 4 punkti või tulevikus, kui see poliitiline soov läbi läheb, vaid on üks punktike veel, mis siis ütleb väga selgelt, et kui ollakse seotud mõne siis organisatsiooni isikuga, kes toetab agressiooni, sõda, siis selline suhe tuleb katkestada või see päädib selle paragrahv 16, siia võib pidama jääda, paragrahv 16 meetmega, et võib minna sundlõpetama. Üks usuvabaduse teemaline konverents oli ka suve alguses Maarja koguduses, kus ka Tartus arutati nendel teemadel ja ma tahan siia vahemärkuse teha, et kus ka Riigikohtu esimees oli kohal ja kus tegelikult seesama teema sundlõpetamistest väga selgelt tõusetus, üleüldiselt sundlõpetamistest kui sellistest, et kui meil on eraõiguslik juriidiline isik ja me tahame ta pildilt ära koristada, siis seadus annab selleks sellise atribuudi nagu sundlõpetamine, aga see ei ole levinud, seda ei olegi tehtud ja tegelikult ei ole ka kohtus sisulisi vaidlusi selle üle peetud, et see oli minu praegu selline kõrvalmärkus selle kohta, et tegelikult ei ole see sugugi lihtne. See lihtsalt põhjustab väga palju sellist, kogu see teekond põhjustab praegu palju küsimusi, segadust ja vaenu, aga lõppkokkuvõttes tähendab ta kohtulikke vaidlusi, et kui päriselt peaks see päädima sellega, et seaduse muudatus jõustub, siis on õigus ju igal Eesti Vabariigi kodanikul, juriidilisel isikul oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda ja see tähendabki, et selle sundlõpetamise vastu tuleb siis võidelda, kui see poliitiline tahe peaks realiseeruma. Aga ma tahaksin oma jutu lõpetuseks tuua välja ka mõned nagu toetavad seisukohad, mis tulevad juba, kui meil Eestis seda kohtupraktikat ei ole ja ei ole välistatud, et see kohtupraktika kõige teravamalt võib kujuneda täpselt selle sama põletava teemaga, mis meil praegu laual on, siis Euroopa Inimõiguste Kohus juba siin-seal on mõningad põhimõtted selgelt välja toonud, mille osas nagu riik on ikkagi praegu silmad kinni pigistanud ja leidnud, et Ukrainas toimuv siis peaks andma meile õiguse siis oma ütleme põhiseadusest, sest meie põhiseaduses on täpselt samad reeglid, millest lähtub ka Euroopa Inimõiguste Kohus Euroopa Inimõiguste konventsiooni tõlgendamisel, et usuorganisatsioonil on õigus kohtusse pöörduda ja ennast vaenulike sõnavõttude eest kaitsta. Ja lisaks on tunnustatud ju ka Eesti põhiseaduse tõlgendamisel usuvabaduse kaitsel seda meie enda valdkonna siis õigusteadlaste poolt seda, mida on ka Euroopa Inimõiguste Kohus öelnud, et riik peab jääma neutraalseks ja erapooletuks. Et ta ei saa võtta nii kategoorilist positsiooni, nagu ta praegu on võtnud, et ta kahe usulise ühenduse likvideerimiseks või siis ümber kujundamiseks hakkab kasutama siis seadusandlikke atribuute. Vastasel juhul me ei saa rääkida demokraatliku õigusriigi protsessidest, see on sellega vastuolus. Ja ei peaks ka riik olema see, kes hindab usutraditsioone, kanoonilist õigust ja otsustab, et kus seda on õigus väljendada või mitte. Eks see etteheidatav võiks olla ka siin Riigikogu liikme või nagu selline
kutse nagu sellele, et et tegelikult tuleks need kuurid üldse nagu kinni panna või likvideerida, et mida me siis siin kuurideks nimetame. Lisaks tahan ära mainida selle, et on väga selgelt välja toodud ka siin mitmes lahendis seda ja see guide, millele siin on viidatud, on see, et kogu artikli 9 rakendamine on kokku võetud ja uuendatud just sellel aastal ja pandud juurde ka selle aastaga seotud muudatused. Ja ka rõhutud on seda, et riigi julgeolek ei ole usuvabaduse piiramise legitiimseks eesmärgiks ja need tunnused, mida juba võib usuvabaduse sekkumiseks lugeda, võivad olla väga pisikesed, aga need võivad olla täpselt nii, et mingid lepingud, näiteks üüri, kasutus, kindlustuslepinguid, neid ei pikendata või neid ei anta, mis osaliselt on juba realiseerunud kloostri ja kiriku puhul. Et avaldatakse psühholoogilist survet inimestele, kellel ei pruugi olla kindlat jalgealust, nad ongi sõltuvad oma sellest usulise ühenduse keskkonnast. Sundlõpetamine, millega hoiatatakse või mis viiakse ellu. Need on ju kõik reaalsed probleemid, milles me selles kriisis ka vastakuti seisame. Lisaks proportsionaalsuse põhimõte, mis tuleb siit välja. Sekkumine peab olema alati asjakohane ja piisav, ehk see peab olema eesmärgile vastav. Küsimus on sellest milles seisneb avaliku korra rikkumine, inimeste elu, tervise ohtu seadmine, kõlbluse, moraalinormide rikkumine. Meil ei ole seda toodud välja ja seetõttu kirjutada seadusesse juba sisse uus sundlõpetamise alus on ilmselgelt vastuolus sellise meetme vajalikkusega, eriti kui riik on tunnistanud ka läbirääkimise pidamise vajalikkust. Ning samuti on riik juhtinud Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku apostliku õigeusu kirikuga siis leidma ühist keelt. Ka sellised protsessid ei ole minu hinnata, aga nad on kindlasti aeganõudvad ja mingitest sellistest omavahelistest küsimustest ei saa üleöö, mis tähendab seda, et riik ei saa ka nõuda 2-3 jooksul, et vahetatakse mingit nagu religiooni, ususuunda, et see hõlmab juba omakorda ka selle, et sunnitakse kedagi oma siis õigustest loobuma ja näiteks ühinema kellegiga või otsima nagu siis seda viisi, nagu ütleme siis kuskilt mujalt. Et see on ka samuti sellele laiendatav. Ja läheme veel paari slaidi võrra edasi või siin nii, siis teema ka, et kui ei ole võimalik jällegi usuorganisatsioonil pikaajalist üüri saada, jäetakse ilma nendest kinnistutest, et ka seal tuleb vaadata, et ei oleks diskrimineeritud ja ka on sundlõpetamise kohta öeldud selge seisukoht, et see on radikaalne viimane abinõu ehk selline ultima ratio põhimõttest lähtuv abinõu. Et nii nagu kriminaalmenetluses jälitatakse siis, kui see on vältimatult vajalik, nii eraõiguses lõpetatakse juriidilisi isikuid, tähendab, kui see on viimane abinõu, nii ka eraõiguses, kui lõpetatakse siis juriidilisi isikuid sunniviisiliselt, siis ka see peab olema viimane abinõu. Ning samuti tahan ära mainida ka selle, et tõendid on võtmesõna, et on lubatud halvustamine ja kritiseerimine usuliikumiste, usuliste ühenduste vastu, aga sul peavad olema tõendid selle kohta, et avalik kord või teised isik on ohus ja sa ei tohi seada kahtluse alla nende uskumuste ja usuliste siis talituste legitiimsust, et me ei saa lihtsalt eeldada, et meie kirikus ja kloostris toimuvad kuskil salakambris riigivaenulikud tegevused või et üritatakse mõjutada. See vastutus ongi kirikul ja kloostril, usulisel organisatsioonil, kes peab ennast kaitsma nende mõjutuste eest ja võtma ise vastavad meetmed tarvitusele.
ja riigi meetmed peavad olema alati proportsionaalsed. Ja nüüd, kui rääkida halvustavast sõnumist ja usuvabaduse piiramisest, et siis ega see seos ei peagi olema otsene, see võib olla potentsiaalne. Et ka see, kui me nagu praegu räägime sellest, et meil võivad tekkida, nagu ütleme, et tulevikus võib olla see kirik potentsiaalne pinnas selleks, et seda kasutatakse ära Eesti riigivastaseks tegevuseks, siis juba ka see tähendab seda, et usuvabaduse kallale on mindud ja on asutud seda õõnestama. Ja selliste üksikute juhtumite, no aga toome välja näiteks ka patriarhi sõnavõttude, selline üldistav ülekandmine kogu usuliikumisele on samuti oma sisult lubamatu ning alati tuleb anda ka selles olukorras võimalus ennast kaitsta. Seal ongi toimunud seesama olukord, kus ongi avalikult esitatud oma argumente ja seisukohti, et ei ühineta patriarhi sõnadega seonduvalt Vene ja Ukraina sõjalise olukorraga või siis agressiooniga, mis iganes, et lahutatakse ennast sellest küsimustest, lahutatakse ennast poliitilisest elust. Ja lisaks on öeldud ka veel Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt, et ka usuvabaduse kaitsealasse kuulub kiriku sisemine struktuur ja liikmeskonna regulatsioon, ehk kui minnakse ikkagi selle struktuuri kallale ja nõutakse selle ümberkujundamist, siis ei tohiks seda põhimõtet järgida. Ja riik ei tohiks ka lahendada kirikusiseseid konflikte, et kui me et nagu sellest, et mismoodi ja kuidas peaks siis kas patriarh käituma või kuidas peaks täpselt kokku leppima sõbralikes suhetes Eestis tegutsevad õigeusu kirikud. See on ka küsimus, kus riik selgelt üritab oma piire ja see on väga delikaatne õrn teema ja ma usun, et riik pareeribki selles väga osavalt, aga selle seaduse muutmisega oleme me jõudnud olukorda, kus me peame vaatama otsa tegelikule ohule. Nii et see on minu poolt praegu kõik, et ma 20 minuti asemel alustasin hiljem, rääkisin 30 minutit, et kui on küsimus. Tuli välja natuke rohkem, aga aitäh teile. Nüüd on aeg küsimusteks, kas on saalis küsimusi ja palun oma kolleegi siis kontrollida Zoomi keskkonda, on see sinna laekunud mõned küsimused. Jah, härra Vestus, kui teil on võimalus ise neid küsimusi läbi vaadata. Seal on inglise keeles. Kui see sobib teile, siis vastake, kui ei sobi, siis sellist kohustust teile ei ole. Okei, ma vastan sellele selliselt, et küsimus on selles, et kas ei oleks juba praegu nagu põhjust valitsust siis kohtusse kaevata, ehk siis nagu neid tegevusi. Ja eks loomulikult, et see informatsioon, mis meil kliendiga jagatud on, et on nagu sisult konfidentsiaalne, aga avalikkusega ma võin jagada seda, et loomulikult on meil kaalumisel, meil on erinevad kohtuvaidlused juba alustatud, et me seoses nüüd selle saabunud poliitilise avalduse ja riigi sammudega nagu siis selle seaduse muudatuse realiseerimisel on võetud ka kindlasti kindlad eesmärgid, et me teeme seda hetkel siseriiklikult, aga üsna pea proovime avada ka siis Euroopa Inimõiguste Kohtu uksi, et see töö on ettevalmistamisel, ma ei saa sellest ka nüüd siin lõpuni detaili minna, aga jah, see märkus on asjakohane, et me ei pea ootama ära sundlõpetamist, see on hoopis teine eraldi vaidlus Eestis tsiviilkohtus, mis puudutab selle vaidlustamist, aga kui me räägime usuvabaduse rikkumisest laiemalt, siis see teema on tõsisem ja see nagu nõuab jah seda,
et ikkagi me peame neid õiguskaitsevahendeid ikkagi hankima ilmselt siis Euroopa Inimõiguste Kohtu kaudu. Võib-olla on ka Eesti kohtud lihtsalt veel selles küsimuses veidi toored ja pole seda praktikat ja see ei ole välistatud, et erinevate sammudega me võime sinna jõuda, aga juba ka paljalt Riigikogu avaldus on tehtud selliselt, et kuigi see ei ole, ütleme, meie arust päris nagu Riigikogu liikmeid immuniteedi küsimusega seotud, et see on tegelikult väga selge ja sellele antud selgitus väga selge, hilisem selgitus Riigikogu Kantselei poolt ja et selline alustav avaldus, aga jah, Eesti kohtusüsteem, see vaidlus ei ole veel lõpuni jõudnud, aga pigem näiteks halduskohus ka leiab, et see on küsimus, millega ei ole midagi teha, et see on täiesti seaduspärane ja õige, see ei ole vaidlustatav, hõlmatud Riigikogu liikmete immuniteedist, aga jah, meie ja valitsuse, siis minu klientide ja valitsuse vahelist sidet, nagu ma tänast kohtumist ka alustasin, iseloomustasid läbirääkimised. Ja läbirääkimised on loomulikult see koht, kus sa ei lähe nagu kohe teise poole vastu kohtusse. Aga nüüd, kui teine pool tegi ära oma lõpliku sammu, siis on selge, et need läbirääkimised on katkenud ja ka meil on omad tööd teoksil. Aitäh teile, piirdume siis ühe küsimusega, kuna aeg on alati kitsas. Aitäh teile, advokaat Steven Risto Evestus oma ettekannega usuvabaduse kaitseala õigusliku alused. Ja jätkame järgmise ettekannega, peaks ette kandma Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ja alguses oli meil üks variant, et ta jõuab Tallinnasse, et ta jõudiski, lennuk maandus, aga ta ei jõudnud sinna. Teine variant oli teha otse ülekanne Strasbourgist ja valisime siis kolmandat varianti, et ta saatis meile siis salvestuse, et kohe minu kolleegid, ma loodan, saavad hakkama sellega ja mängime selle salvestuse ära ja ootame siis mõned sekundid. Tere, tänan kutsumast. Olen pikalt mõelnud, mida ütelda ja mõtlesin, et alustuseks peaksin selgitama, miks mina, Euroopa Parlamendi liige, poliitik ja inimene, kes usklik üldse ei ole, otsustasin, et ma ei saa vaikida. Loomulikult leidub alati inimesi, kes ütlevad, et ma kogun poliitilisi punkte, ma saan sellest väga hästi aru. Ja just sellepärast, sest ma teadlikult räägin nendest teemadest üsna harva, eelistades praktilist abi, nagu näiteks oli juristide otsimistega, kes hetkel esindavad õigeusu kirikut Eestis. Eestis on mis iganes kirik riigist lahutatud. Põhiseaduse paragrahv 40 tagab selle. Igaühel on südametunnistuse usu ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole, igaühel on vabadus nii üksinda kui koos teistega avalikult või viisiliselt usutalitusi, kui see kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust. Kiriku ja riigi lahusus omamoodi ühiskondlik kokkulepe, mis toimib mõlemas suunas. Kirikud ei sekku poliitikasse ja poliitikud ei sekku kiriku asjadesse. Vene keeles on hea nend just kiriku päritolma. See ei ole minu piiskopkond. Et andestage ebamugavat sõnamängu, kirik ei ole riigi piiskopkond, nagu ka riik ei ole kiriku piiskopkond. Kirik näeb seda mõistvalt, riik paraku mitte alati. Loomulikult mingid kokkupuutepunktid on olemas, üks neist on juriidiline. Formaalselt on Steven Risto Evestus on sellest rääkinud, et formaalselt on kirikud juriidilised isikud, kes alluvad ilmalikele seadustele, kannavad vajadusel kriminaal- ja hallusvastutust ja nii edasi. Aga kui rääkida usust, kanoonilisest alluvusest ja muudest religioossetest kirikusisestest asjadest, siis tegutseb kirik sfääris, mida Eesti ja demokraatlik riik on teadlikult keeldunud kontrollima. See on inimese vaimne maailm.
just südametunnistuse vabadus põhiseadusest. Kui inimene usub Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema pojasse ja edasi, siis riik on kohustatud kõrvale jääma. See ei ole tema asi. Minu arvates on see põhimõte väga oluline, sest see ei kehti ainult kiriku kohta. Tundub, et see jutt käib kõigist veendumustest. Muidugi seni, kui need veendumused ei väljendu tegevustes, mis rikuvad ilmalikke seadusi. Inimene võib uskuda Jumalat, tulnukaid, lämedad maad, lendavad makaronimonstrumid, vandenõuteooriaid. Küll need positsioonid ei ole võrdväärsed. Mõned vandenõuteooriad on minu jaoks kuulumeelsusega piirnevad, kuid leidub ka sõjakaid ateiste, kes ütlevad, et kõik usklikud on hullud. Mina ei ütleks seda kunagi, aga sellised inimesed on olemas. Kuid riigil ei ole õigust ja ta ei saa seda füüsiliselt teha, meie pähe tungida ja üritada seal midagi muuta. Samamoodi ei ole riigil õigust, aga siin ka nii juriidiliselt kui ka füüsiliselt piirata meie õigusi, kui talle millegipärast ei meeldi see, mida me usume. See teemal on põhiseaduses teine paragrahv 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õiguse rikkumist. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Ja miks siis Eesti õigeusu kirikusse Moskva patriarhaadist on niivõrd riivanud? Sest minu jaoks seisab see lugu ühel joonel teiste lugudega sellest, kuidas Eesti võimud või siis mõned erakonnad, kui need võimud tulevad, üritavad aeg-ajalt kontrollida seda, mida eesti keeles nimetatakse meelsuseks ehk siis veendumus. Avalikus diskursus, vaidipoolt avalduses, meedias, see on niivõrd üldine ja tavaline, et me oleme sellega juba ammu harjunud. Ja siin on silmatorkav kontrast Euroopaga võrreldes. Väärtused on seal olemas, aga neid mõistetakse hoopis teistmoodi. Võib-olla on põhjust sellest, et Eestis erinevalt Euroopast või siis USA-st ei ole kunagi võideldud kodaniku õiguste eest puhtal kujul. Siin on olnud rahva vabadusvõitlus, võitlus oma rahvusriigi eest, aga mitte kodaniku õiguste eest klassikalises mõttes kõigi ja igavee jaoks. Ja nagu ma saan arvata, et seetõttu on meil väga moonutatud demokraatlik koordinaalisüsteem. Murdejoon jookseb läbi diskrimineerimise, kus see on või ei ole, vaid läbi rahvuse, keele või klassi, mis muudab kohe kogu pilti. Ja avalikus diskursus avaldub see täiesti hiilduses. Kuuleb kogu aeg eesti meelsusest ja vene meelsusest. Sõnad viitavad sõnaraamatu järgi Eesti ja Venemaa rahvuslikele huvidele, aga kui riikide all mõistetakse ka rahvuslikke, siis saame tänase maailmapildi, kus rahvus lõppkokkuvõttes on võrdsustatud rahvuste süsteemiga. Rahvus määrab kõlblust. See ei ole seadustest, aga praktikas väga paljud inimesed mõtlevad niimoodi. Ei ole selles, et Prantsusmaal või Saksamaal räägiks sellest, aga mitte niimoodi. Seal on ka kodakondsustega teistmoodi, aga peamine, et kõik saavad selgelt aru, et riigi huvid üldiselt ei saa tõestada õiguste riivamist, sealhulgas ka usuvabaduse riivamist. Enne Moskva patriarhaadi usu kiriku rändamist ja teistele läänedes asjadest kogu see retoorika sündis avalikus diskursus ja seal suri ära ka. Isegi kodakondsuse teema enne oli väga politiseeritud ja see jagamine toimub eesti keele teadmise järgi, mitte usu järgi. Ja nimetada venelasi 5. kolonniks on saanud marginaalide pärusmaaks. No vähemalt mulle tundus nii. Ja siis lavale ilmus siseministeeriumi juht ja siis hakkab sekkuma institutsioonide ja siis usuliste asjadesse sisse. Ja nüüd siis nagu elevant portselani kaupluses teeb asju, millest aru ei saa. Et miks riik ründab kirikut, kui jätta kõrvale poliitilisi punkte, kui jätta neid kõrvale ja vaadata filosoofiliselt, siis me näeme väga halba pilti. Kirikut võetakse vastu armeena, mida juhib patriarh Kirill, kes
justkui toetab Ukraina ründamist ja astub välja Eesti huvide vastu. Ja järelikult siis kõik kirikud on samamoodi kurjategijad ja selles armees on selline vertikaalne struktuur, et kõik alluvad juhile. Et see on zombide armee või siis läbi pestud ajudega. Ja kõik usulised patriarhi sõnudel, esimesel sõnul kohe ühel päeval saavad streikida Eesti Vabariigi vastu. Et siis see on seesama 5. kolonni jutt, mingi formaalne tunnus religioosne konfessioon hetkel, mis ühendab neid. Siin on ka üldise vastutuse põhimõte, mis mõistab enda subjektsuse äravõtmist. Vasja Ivanov ei ole Vasja Ivanov nagu oma ettekujutustega indiviid. Ei, see on peeritud sõdur, kes alati tahab halba ja loomulikult neid tema veendumist, talle pannakse pähe väljast poolt ja sellises maailmavaates Vassili Ivanov on kollektiivselt süüdi ja kollektiivselt vastutusel. Kõik need on potentsiaalselt riigi vaenlased ja väljapääsu ühest armeest siis üle minna teise armeesse, kus juht on sõbralik ja jagab meie väärtusi. Ja ei ole tähtis, mis hierarhia on ja et Eesti kirik Eestis, õigeusu kirik Eestis mõistab hukka Kirilli väljaütlemisi. Ja justkui ametlikule hukkamõistmisele ei saa uskuda, kuna kiritus on täielik alluvus. Ja siis 1000 aasta ajalooga kirik ellu jäämiseks peab ennast loobuma ja ma ei saa sellist pilti vastu võtta ja ei saa samuti vastu võtta, et seda kasutatakse poliitilistel eesmärkidel Ukraina sõja valguses. Mulle tundub metsik, et me siin räägime nagu tavaliseks asjaks, et vanas Euroopas sellised asjad ei ole võimu lükatud, aga kui siis ministeeriumi juht rikub põhiseadust ja üritab jõuga 100 pluss 1000 inimest üle viia ühest kanoonilisest alusel teiste alla, see ei ole vastuvõetav, kui õigeusulised Moskva patriarhide õigeusulised ei saa iseseisvalt hinnata patriarh Kirilli sõnu, kui neile ei lubata usuvabadust just nende veendumuste pärast, lihtsalt juurde kirjutatakse. Et see pigem ühiskonna põhjade alustavad. Ma ei tahaks, et see oleks tuustnud niimoodi, nagu seda siseminister tahab. Ja ma näen, et Eesti venelaste loo süvenemist, et kes Eestis on justkui mitte sellised, nagu vaja on, mida iganes nad teeksid mõnede poliitikute sõnul. Ehk siis nad saavad saada kõlbulikeks ainult loobudes sellest, mida teevad neid erilisteks ja selliste asjadega ma jätkan võitlemist ja sellepärast ma soovin Järgmine ettekanne tähelepanekud usuvabaduse põhimõtte nõuetest. Riigikogu liige, sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juht Varro Vooglaid. Palume teid siia, palun. Mikrofon. Ja, ma panen seda. Tere pärastlõunat siis ka minu poolt ja aitäh kutsumast nüüd siia konverentsile, et selle olulise teemal kõneleda. Ma algselt mõtlesin, et ma räägin lihtsalt märkmete pinnalt, aga siis eile õhtul mulle anti,
ahah, selge, jah. Eile õhtul anti indikatsioon, et tõlkijatel oleks lihtsam, kui oleks ka tekst ja siis ma panin oma teksti kirja ja kuna ma seda juba tegin, siis ma võib-olla toetaksingi selles ettekandes siis oma tekstile, et ei oleks mingit sellist vahepealset varianti. Maikuu alguses, täpsemalt 6. mail, võttis Riigikogu häältega 75 poolt ja 8 vastu avalduse pealkirjaga Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. See oli siis 420 avalduse eelnõu. Kui seni olin Riigikogus hoidunud osalemisest välispoliitiliste avalduste hääletamisel, sest need täidavad ennekõike mulle vastuvõetamatut meelsuskontrolli funktsiooni, siis sel korral olin üks 8 Riigikogu liikmest, kes hääletas sellele avaldusele otseselt vastu. Ja minu ettekanne ja selle ettekande täna siin pidamise põhjus on ka paljuski selles, et näidata, et see ei olnud Riigikogu liikmete üksmeelne avaldus ja see avaldus kätkes endas väga tõsiseid probleeme. Alljärgnevalt selgitaksingi, et miks ma sellele vastu hääletasin ja tooksin esile siis need kaalutlused, mis on tegelikult ju olulised kogu selle vaidluse või tüli hindamiseks laiemalt. Esiteks on sellest avaldusest rääkides keskse tähtsusega tõsiasi, et see ei olnud pelgalt deklaratiivne, vaid lähtus praktilisest eesmärgist luua valitsusele ettekääne Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kui Eesti kõige suurema liikmeskonnaga usuühenduse, samuti Moskva patriarhaadi otsealluvuses oleva Nevski katedraali koguduse ja Pühtitsa kloostri sulgemiseks. See oli täiesti selge juba toona. Seda ei afišeeritud, sellest palju ei räägitud, aga tegelikult siseminister ühes intervjuus lobises selle välja ja see on ERR-is siiamaani leitav. Valitsusel oli avaldus tarvis, et sellele toetudes saaks siseminister pöörduda kohtu poole taotlusega nimetatud organisatsioonide sundlõpetamiseks, kui nad ei ole nõus alluma survele lõpetada siis kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga. No nii nagu härra Evestus eelnevalt juba selgitas. Niisuguse võimaluse näeb, tõsi, vaieldavalt ette kirikute ja koguduste seaduse paragrahv 16 lõige 3. Ehkki, nagu jällegi esile toodud, on kaheldav, kas see alus, mis seal sisaldub, on piisav, mina hakan pigem arvamust, et ei ole piisav, selle juurde tuleme kohe tagasi. Ehk välispoliitiline deklaratsioon teenis väga selgelt pragmaatilist sisepoliitilist eesmärki, mis vaikiti avalduse põhjendustest rääkides valelikult maha, Riigikogus vähemalt. Ilmselt ei ole valitsus kirjeldatud plaaniga siiani edasi liikunud just nimelt sel lihtsal põhjusel, et pole kindel, kas see läheks kohtus läbi. Kirikute koguduste seaduse paragrahv 16 lõige 3 ei pruugi pakkuda selleks piisavalt tugevat toetuspinda. Selle tõttu on oma plaani edu väljavaadete parandamiseks võetud sihiks kirikute ja koguduste seaduse muutmine viisil, mis ei võimaldaks enam Eestis tegevust jätkata ühelgi usuühendusel, mis pole katkestanud sidemeid Moskva patriarhaadiga. Tegelikult on siseminister Läänemetsa poolt 23. oktoobril Riigikogus esitletud plaan veelgi radikaalsem, nähes valitsusele ette õiguse dikteerida, millised isikud võivad üleüldse usuühenduste juhtimises osaleda. Paraku on kõnealuse ettevõtmise näol tegu usuvabaduse jultunud rikkumisega, sest Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, Nevski kogudus ega Pühtitsa klooster, mille sulgemisele kõnealuse avaldusega teed sillutati, pole ju teinud mitte midagi õigusvastast. Vähemalt ei ole avalikkusele esitatud ainsatki tõendit, mis kinnitaks õigusvastast käitumist kellegi nende poolt ja kõigi eelduste kohaselt selliseid tõendeid ka ei eksisteeri. Sellepärast, et ei eksisteeri fakte, mida need tõendid saaksid siis väljendada või kajastada. Mitte kordagi pole vähegi veenvalt näidatud ära ka seda, kuidas ohustavad kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga Eesti julgeolekut. Tegu on paljasõnalise väitega, mida käsitletakse justkui aksioomi ehk eeldusena, mis ei vajagi tõestust. Põhiseadus sätestab usuvabaduse kaitse paragrahvis 40. Eesti Vabariigi suhtes siduv Euroopa Inimõiguste konventsioon, aga artiklis 9, nagu eelnevalt juba selgitatud. Selle fundamentaalse tähtsusega põhiõiguse kohaselt on igaühel südametunnistuse, usu ja mõttevabadus ning kuulumine kirikutesse ja usuühendustesse on vaba.
Vaieldamatult on osaks usuvabadusest ka otsustamine selle üle, millisesse kanoonilisse struktuuri ehk siis kirikusse lõdvalt väljendades kogudused, kloostrid ja nende liikmed kuuluvad. Riigivõimul ei ole õigust selles osas ettekirjutusi teha, sest see kujutaks endast lubamatut sekkumist usuühenduste siseasjadesse. Minule kui katoliiklasele on see täiesti ilmselge, sest valitsuse nõudmine, et katoliku kirik Eestis peaks lahutama end Rooma paavstist, tähendaks täiesti ühemõttelist sekkumist usku, mida me usutunnistuses deklareerime, käsitledes paavsti kiriku peana. Öeldes lahti sidemetest paavstiga, peaksin ütlema lahti oma usust, mida usutunnistuses deklareerime veel kord. Niisugusena on siseministri ähvardused sulgeda Pühtitsa klooster, kui see ei seo end kiriku õigust rikkudes Moskva patriarhaadist lahti, selgelt diktatuurilise iseloomuga ja õigusriikluse ideaali valguses lausa skandaalsed. On sügavalt häiriv mõelda võimalusele, et klooster elas küll üle Nõukogude võimu, aga Eesti Vabariigi valitsuse taganemine usuvabaduse põhimõtte austamisest võib saada kloostrile saatuslikuks. Teiseks on vastuvõetamatu see sügavalt valelik teguviis, millega ettevõtmist ellu viiakse. Muuhulgas pean silmas nii valitsuse liikmete kui ka Kaitsepolitseiameti peadirektori poolt levitatud valelikke süüdistusi Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliidi suunal, justkui oleks ta ohuks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja julgeolekule. Sellele väga tõsisele süüdistusele tuginedes saadeti metropoliit Eestist välja ja kavandatava seadusemuudatusega püütaks välistada ka tema poolne kiriku juhtimine väljaspoolt Eestit. Jällegi ei ole avalikkusele esitatud ainsatki tõendit, mis põhistaks esitatud süüdistusi ning kõigi eelduste kohaselt pole neid esitatud sel lihtsal põhjusel, et neid lihtsalt ei eksisteeri. Vastasel juhul, mis takistaks nende esitamist avalikkusele, et võita avalikkuse poolehoidu siis elluviidavale plaanile. Riigivõimu kasutamine selleks, et poliitilistest ambitsioonidest lähtuvalt esitada inimeste ja organisatsioonide kohta tõsiseid valesüüdistusi, ei ole aga õigusriigis vastuvõetav. Kolmandaks teenib kõnealune avaldus eesmärki õhutada Eestis rahvuslikku vaenu ja konflikti ning parlamendi liikmena sellele kaasaaitamine oleks selgelt ebamoraalne. Kui Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, Nevski kogudus ega Pühtitsa klooster ei ole teinud mitte midagi õigusvastast ega kujuta endast Eesti ühiskonnale mingit reaalset ohtu, jällegi esitatud pole ühtegi tõendit, millest nähtuks vastupidine järeldus, paistab paratamatult, et nimetatud organisatsioonide pitsitamine, et mitte öelda tagakiusamine, teenib eesmärki süvendada Eestis rahvuslikke pingeid või saavutada koguni uus suurem rahvuslik konflikt, nagu see saavutati pronksiöö näol. Ehk reaalselt ei lahendata ühtegi olemasolevat probleemi, vaid tekitatakse ise probleem või süvendatakse seda, et positsioneerida ja esitleda siis ennast probleemi lahendajana. Sellise olukorra kujundamine võib teenida valitsuse huve, aidates mobiliseerida enda taha kodanike toetust, aga ühise hüve seisukohast on niisugune küüniline käitumine selgelt lubamatu. Neljandaks on Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku, Nevski koguduse ja Pühtitsa kloostri sulgemisele suunatud tegevus ohtlik mitte ainult Eesti siseste rahvuslike pingete süvendamise mõttes, vaid ka välis- ja kaitsepoliitilises dimensioonis. Pidades silmas, et Eesti ja Venemaa vahelised suhted on niigi teravamad kui kunagi varem pärast Nõukogude Liidu tänuväärset lagunemist, on Eesti rahva ja riigi huvidega vastuolus viia järjest ellu samme, millega pingeid mitte ei leevendata, vaid neid teadlikult kasvatatakse veelgi. Pole välistatud, et seda eesmärki teenib ka plaan võtta kiirkorras ja valikuliselt paljudelt mittekodanikest Eesti pikaajalistelt elanikelt kohalike omavalitsuste volikogude valimisel hääletajana osalemise õigus. Teatud võimuringkondade omakasupüüdlikke huve võib see teenida, aga Eesti rahva, ühiskonna ja riigi huvides see ei ole. Kõik, kes sellise programmi elluviimisele kaasa aitavad, kannavad vastutust ka võimalike süngete tagajärgede eest. Viiendaks on poliitikute kohus tegutseda kooskõlas õigete põhimõtetega, mitte alluda survele ja lähtuda sellest, millised valikud on konkreetses olukorras populaarsed. Siin on tõsine mõttekoht ka konservatiividele, kelle jaoks peaks usuvabaduse
just nagu ka laiemalt veendumuste vabaduse ja sõnavabaduse ja meelsusvabaduse kaitsmine olema väga oluline eesmärk ja ühtlasi autoritaarsete või koguni diktatuuriliste tendentside teostumise tõkestamise vahend. Kui lihtsalt selleks, et mitte sattuda olukorda, kus tuleb end kaitsta alusetute venemeelsuse süüdistuste eest, minnakse kaasa usuvabadusest ülesõitmise ja rahvuslike pingete õhutamisega, siis see annab tunnistust mitte põhimõttekindlusest, vaid konjunkturismist. Kuuendaks oli Riigikogus poliitiliste sammude astumine Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sulgemiseks ilma, et selle esindajad oleks ära kuulatud vastuolus elementaarsete poliitilise kultuuri põhimõtetega. Sellele osutas toona ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tartu piiskop ja Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop Daniel 30. aprillil Riigikogule saadetud pöördumises. Riigi poolt oli niisugune tegutsemine seda näotum, et avaldus plaaniti algselt vastu võtta ortodokside jaoks aasta kõige suurema püha ehk ülestõusmispühade triduumi esimesel päeval, vaiksel neljapäeval. Kuivõrd avalduse vastuvõtmiseks kiirkorras puudus igasugune mõistlik põhjus, võib arvata, et niisugune ajastus polnud juhuslik ning et see teeniski eesmärki koht kätte näidata. Pehmelt öeldes on niisugune käitumine inetu. Seitsmendaks, ei ole korrektne tembeldada kogu Moskva patriarhaati ja sellele alluvat kirikut Venemaa agressiooni toetavaks institutsiooniks, sest seda tehes tuginetakse vaid patriarh Kirilli üksikutele, mitte õpetuslikele väljaütlemistele. Neile väljaütlemistele tuginedes saab anda hinnang konkreetse isiku seisukohtadele, mitte aga kogu Moskva patriarhaadile, mille osaks on muu hulgas tuhanded kogudused ja kloostrid. Ilmselgelt ei ole ükski ortodoks kuidagi seotud patriarh Kirilli poliitiliste seisukohtadega, sest tegu ei ole poliitilise juhiga. Lisaks on üldteada, et vastavalt Bütsantsi traditsioonile on ortodoksi kirikud olnud alati riigivõimuga tihedates suhetes ning nende vabadus jääda kriitilise tähtsusega poliitilistes küsimustes avalikult riigiga eriarvamusele on piiratud. Eriti sellises pingelises olukorras, nagu Venemaal praegu valitseb. Nii. Kokkuvõttes võib tõdeda, et pimedast vihast kantud ning nii Eestis elavaid venelasi kui ka Vene ortodoksi kirikut vaenlased käsitledes ei saa teostada mõistuspärast poliitikat, mis reaalselt teeniks Eesti rahva, Eesti ühiskonna ja Eesti riigi huve. See perspektiiv muutub veelgi tumedamaks teadmises, et Eestis teostatakse võimu viisil, millega tõmmatakse meie rahvale ja riigile peale Jumala viha. Kahtlemata on see ilminguks mullu suvel ellu viidud abielu institutsiooni rüvetamine ja kindlasti nähtub see ka kiriku vastu suunatud rünnakutest. Kõike seda tehes ja põhiseaduses sätestatud vaba ühiskonna ideaalist taandudes muutub aga Eesti Vabariik üha enam autoritaarsete riikide nägu ja seda on ebameeldiv vaadata. Täna laekus kõigile Riigikogu liikmetele Pühtitsa kloostri poolt saadetud avalik kiri, mille toon on sõna otseses mõttes ahastav. Kirjas öeldakse, et klooster on muudetud pantvangiks poliitiliste jõudude vastanduses ja seda viisil, mis ohustab kloostri eksistentsi. Kirja lõpuosas öeldakse, tsiteerin, juba üle poole aasta juurutatakse Eesti ühiskonnas mõtet kloostrist lähtuvast ohust Eesti Vabariigile. Meid sunnitakse rikkuma kiriku põhikirja. Meid surutakse põhimõtteliselt õigusruumist välja ning muudetakse heidikuteks teise sordi inimesteks, kellega võib käituda seaduse ja kõlblusnõudeid eirates. Kõike toimuvat võib võrrelda vägivallaga, mida lubab endale keegi, kes on kahtlemata tugevam selle vastu, kes on kahtlemata nõrgem. Kas demokraatlikus riigis on lubatud niivõrd jõhker halvakspanu usulise organisatsiooni õiguste vastu? Kas teil on ükskõik, mida öeldakse selle kohta maailmas? Kas see karju ebaõiglus, mille te tahes tahtmata osalised olete, milles, ei pane teie südametunnistust piinama? Pöördume teie poole lootusega, et terve mõistus ja armastus Eesti vastu sunnib teid nägema asjade tegelikku olukorda. Jätke meid poliitikast välja, me soovime olla ainult Kristusega. Me palume tungivalt säilitada Pühtitsa kloostri status quo. Tsitaadi lõpp. Vastuseks nendele küsimustele pean Riigikogu liikmena ütlema, et mina küll ei saa vaikida, sest vastasel juhul hakkaks tõesti südametunnistus piinama. Just sel põhjusel hääletasin kevadel Riigikogus kõnealusele avaldusele vastu ja ka põhjendasin oma seisukohta, tehes seda lootuses, et leidub veel saadikuid, kes talitavad samuti. Kahjuks oli neid vähe.
Ja sel samal põhjusel võtsin vastu ka teie kutse tulla täna siia konverentsile rääkima, olgugi, et olen katoliiklane, mitte ortodoks, mõtlemata sellele või omistamata sellele palju tähtsust, mida keegi sellest arvab või milliseid võimalusi minu ründamiseks ja poliitilistele oponentidele pakub. Kui poliitikud soovivad säilitada tõsiseltvõetavust ja pälvida inimeste usaldust, peavad nad eriti just ebamugavates olukordades oma tegudega tõestama, et põhimõttekindlus on neile olulisem kui populaarsus ning et neid ei saa hirmutada loobuma vaba ühiskonna aluspõhimõtete kaitseks välja astumast. Kõike eelnevat silmas pidades tahan loota, et Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, Nevski kogudus ja Pühtitsa klooster säilitavad Jumala rahus enesekindluse ega allu valitsuse ebaõiglastele nõudmistele. Ajalugu on õpetanud loendamatu hulga episoodide kaudu, et kui võimuaparaat saavutab ebaõiglust kehtestades edu, sillutab see alati teed veelgi suurema ebaõigluse kehtestamisele. Sel samal põhjusel kutsun kõiki kristlasi üles astuma usuvabaduse mahasurumisele vastu, isegi kui see mahasurumine ei puutu hetkel vahetult meisse endisse. Eriti on see üleskutse loomulikult suunatud EKN-i liikmeskirikute juhtidele. Ei ole raske aru saada, et kui usuvabadus õnnestub maha suruda osade kristlaste puhul, on vaid aja küsimus, millal jõuab järg ka ülejäänud kristlasteni. Ehk aitab ühine, rahumeelne seismine õigluse kaitsel äratada ka ebaõigluse kavandajate südametunnistuse või siis vähemasti heidutada neid ebaõigluse elluviimisest. Omalt poolt luban Riigikogu liikmena seista jätkuvalt usuvabaduse kaitsel, kuigi opositsioonisaadikutest loomulikult Riigikogus eriti palju praegusel ajal ei sõltu. Siiski lasub meist kõigil kohustus astuda ebaõiglusele vähemalt sõnades vastu. Usun, et kui seda teeksid rohkemad poliitikud ja teised avaliku elu tegelased, samuti teiste kirikute juhid, oleks valitsusel palju raskem usuvabaduse vastaseid rünnakuid ellu viia. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Riigikogu liige Varro Vooglaid ja nüüd on küsimuste aeg ja palun kolleege kontrollida, kas on mõned küsimused saabunud Zoomi kaudu ei ole. Nii, kas on mõned küsimused saalist ja palun oodake, palun meie vabatahtlik Olga aitab meid. Varro, mul on niisugune isiklik küsimus, sinu arvamus selle kohta. No väga tihti ma kuulan siseministri kõnesid erinevaid ja siin väga tihti see sõna julgeolek ja ma väga tihti mõtislen selle üle, no olgu ja ta seletab, miks, aga kujutame ette, et kirik pannakse kinni, need valimised ka on niisugune olukord, mida pakutakse praegu need inimesed, keda see puudutab, nad hakkavad rohkem armastama Eestit pärast see julgeoleku küsimus. Mis sa arvad? No Läänemets arvatavasti saab sellest aru, et arvatavasti isegi kui piiskop Daniel on nõus lõppude lõpuks, aga need tavalised usklikud inimesed, ma olen kuulnud, et mõned inimesed ei taha, õigeusklikud ütlesid, nad ei taha enam ju Aleksandr Nevski katedraali minna, sellepärast, et see mõned muudatused ei toimunud mitte midagi, aga nad ei taha sinna minna. Need inimesed, nad ei hakka rohkem armastama Eestit. Sina arvamus, miks see toimub üldse? Kus on loogika? No ma ei tea, mis sa arvad? Ise Igor katoliku kiriku preester. No ma olen loomulikult täiesti nõus, et ilmselgelt need sammud ei suurenda kuidagi Eesti julgeolekut ega ei pisenda julgeolekuriske. Ja ma olen nõus ka sellega, et risti vastupidi. Minu parima arusaamise kohaselt need suurendavad neid, mis on eriti groteskne ja absurdne. Ma ütleksin seda sama ka vähemalt osade nende plaanide kohta, mis on välja käidud kohalike omavalitsuse valimiste inimestelt hääletamise õiguse äravõtmiseks. Ma ei ole näinud mitte mingisugust analüüsi, mitte mingisugust, isegi mitte kehva analüüsi. Sageli meil esitatakse mingid analüüsid, mida on piinlik analüüsiks nimetada, aga ma ei ole üldse mitte mingisugust analüüsi näinud, kuidas näiteks kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga Pühtitsa kloostril on ohuks Eesti julgeolekule. No ausalt öeldes seda
sõnastades ajab ennast ka naerma. See on nagu nii absurdne. Ma ei tea, kas keegi on käinud Pühtitsa kloostris, kohtunud nende inimestega, teab, mis seal toimub, millise keskkonnaga meil on tegemist, millele need inimesed on oma elu pühendanud. Kuidas saab kanooniline side Moskva patriarhaadi ja Pühtitsa kloostri vahel suurendada julgeolekuriske või kätkeda endas, kujutada endast mingisugust julgeolekuriski? No null. Mitte mingit analüüsi, mitte mingit argumentatsioon, nagu ma oma ettekandes ütlesin, et see on nagu aktsioon. Me kõik peame nõustuma sellega. Siseminister ütles, eks kapo mingi salajane ohuhinnang on, mida meiega jagada ei saa. Ja siis me mõtleme, et ei, no kui kapo on ikkagi ütelnud ja siseminister on ka ütelnud, et ju seal siis ikkagi on. Aga see on ju intellekti solvav ja inimväärikust alandav, kui meilt nõutakse selliste positsioonide võtmist ilma mingi ratsionaalse aluseta. Nii et jaa, ma olen nõus, et esiteks ma ei näe, milles julgeolekuoht üleüldse seisneb ja teiseks, kui need programmid ellu viiakse praegu, näiteks kui sinnamaani välja, et Pühtitsa klooster sund lõpetada. Ma tahaks teada, kuidas see välja peaks nägema. Minnakse sinna politsei eriüksustega, tiritakse nunnad välja, pannakse, pritseeritakse uksed kinni. No kas keegi kujutab ette, millise reaalse julgeolekuriski selline asi tekitaks Eestis? Ja ma mõtlen, et siseminister Läänemets peab sellega arvestama. Ma mäletan, ma Riigikogus küsisin, talt oli see eelmine nädal, sellele eelnev nädal. Küsisin ta käest, et aga mida te siis kavatsete teha, kui Pühtitsa klooster ei ole nõus katkestama kanoonilisi sidemeid, nagu nad ei olegi nõus. Nüüd on nad öelnud seda selgelt, eks. Ja Läänemets ütleb, ei, ma ei arva, et me peame sellise olukorra peale mõtlema, sest seda niikuinii ei teki. No, esiteks ma ei küsinud seda, et kas te arvate, et tekib või ei teki. Ma küsisin, mida te kavatsete siis teha, kui see tekib. Ja teiseks me teame, et see tekibki. Ja nüüd tegelikult valitsus paneb ennast väga rumalasse olukorda. Ühelt poolt oma niisuguste suurustavate avaldustega. Eks ta on öelnud, et võt riigiga jamate, kui riik midagi ütleb, et siis tuleb ikkagi teha. Ja teiselt poolt ta leiab ennast olukorrast, et selleks, et nüüd oma sõnu jõustama hakata, peab ta hakkama tegema asju, mis tekitavad hiiglasliku julgeolekuriski. Eks? Ja ma ei tea, kas see on nagu lihtsalt rumalusest, et nad niimoodi käituvad, või on see mingisugune eriti küüniline pahatahtlik plaan. Ma ei oska selle vastata, Eesti inimeste südamest on raske näha ja mul ei ole ka siseinformatsiooni, aga ehk oleks parem tõlgendus see, kui see on lihtsalt rumalusest. Võib-olla peabki mõtlema, et kuidas siis aidata neil ka sellest olukorrast välja tapurdada sellisel viisil, et oma nägu päästa. Riik ei saaks leida ennast, ei peaks leidma ennast sellest olukorrast, riik, valitsus ei peaks leidma ennast sellest olukorrast, kus ta peab hakkama oma sõnu sööma, eks ole, et jah, me nõudsime küll, aga tegelikult nüüd me oleme aru saanud, et see oli rumal nõudmine ja tekitab rohkem probleeme, kui aitab lahendada ja selle tõttu me lihtsalt taganeme nendest. Et see on see häda, mida ma praegu peamisena näen. Aitäh. Steven Ristoivestus, küsin ka ühe küsimuse, et see oli nagu väga hea, et sai välja toodud see tänane avalik kiri, et mis on ka nagu väga päevakajaline, et Pühtitsa kloostri poolt Riigikogu liikmetele. Ma olen ka seda kirja lugenud ja võib-olla ma mingis mõttes nagu selle oma küsimusega Riigikogu liikmele nüüd vahendan ka kloostri küsimust, et mis on peale seda poliitilist avaldust nagu tekkinud. Ja ilmselt selles tuules on ka see avalik kiri pöördumine tehtud, et kui valitsusliige on oma kindla seisukoha Riigikogu liikmete ees öelnud ja me nägime, kes tahtsid, nägid Riigikogu saalis seda mitmetunnist arutelu ja seal tõusetusid ka mitmed põletavad küsimused, millele ju selget vastust ei antud ja mööda hiiliti, et kas siis kirikul ja kloostril on praegu ka mingit lootust selles osas, et või mingit tegevusjuhist, et kuidas panna Riigikogu liikmed, targad rahvaesindajad ikkagi nendele teemadele laiemalt mõtlema, kui lihtsalt olla siis valitsusliikme käpikuks, et kas klooster ja kirik saaksid selles protsessis ise ära teha midagi või ennast veel nähtavamaks muuta Riigikogu ees? Ennast nähtavamaks teha. No, aitäh küsimuse eest. Ma pean mõtlema. Alustame sellest, et kurb tõsiasi ja ma ei liialda siin mitte grammi võrdki. On see, et valitsuskoalitsiooni erakondadesse kuuluvad Riigikogu liikmed on puhtalt valitsuse kummitempliks. Nad viivad ellu täielikult seda programmi, mis on valitsuskoalitsioonis kokku lepitud. Ehk kui valitsuskoalitsioonis mingi asi kokku lepitakse, siis on väga raske
loota, et Riigikogu liikmed oma südametunnistusele tuginedes selle programmi elluviimisest hälbivad. Samas ei saa seda lõpuni välistada. Ma arvan, et kuskil peaks tulema ka see inimlik piir ette, et kui nüüd inimesed tõesti nagu hakkaksid mõtlema selle peale, mille kohta ma küsisin ka, et kuidas te kujutate nüüd reaalselt ette Pühtitsa kloostri jõuga kinnipanemist? Kujutage, visualiseerige seda endale, mõelge selle peale. Kuidas välja näeks, et tulevad bussidega kiirreageerijad, ma ei tea, kas koerad võetakse kaasa, gaasiballoonid, millega pisargaasi lasta näkku inimestele või. Sinna tuleb ju ajakirjandus, need kaadrid pildistatakse üles, filmitakse üles, kõik läheb rahvusvahelisse meediasse, see läheb Venemaa meediasse. Kas te nagu mõtlete, milliste probleemidega me silmitsi seisaksime, kui asjad niimoodi päriselt lähevad? Ja teie ise olete selle probleemi tekitanud. Keegi ei ole seda, see ei ole Putin, kes on selle olukorra tekitanud, see ei ole Moskva patriarhaadi õigeusu kirik, kes on selle tekitanud, see ei ole Pühtitsa klooster, kes on selle tekitanud. Teie ise olete selle tekitanud. Ja millist suppi me sellisel juhul nagu sööma peame hakkama? Ma ei tea, ma arvan, et see oli väga hea, et nunnad täna saatsid selle kirja ja kutsusid mõtlema nende asjade peale, aga ma arvan, et siin oleks väga palju rohkem tarvis seda teha. Ajakirjanduse poolt oleks tarvis seda teha, usuühenduste juhtide poolt oleks tarvis seda teha, tavaliste kristlaste poolt oleks tarvis seda teha, pöörduda Riigikogu liikmete poole ja öelge, et tulge mõistusele. Tulge mõistusele, võtke ennast kokku ja ärge tekitage sellist suurt probleemi, mis võib päädida meie ühiskonna jaoks väga kurbade tagajärgedega. Suur konflikt nii Eesti sees kui ka potentsiaalselt väljapoole. Ja ma pean küll ütlema, et kui ma vaatan seda, mida tehakse, siis on ju naljakas või natukene nagu vastuoluline, et ühelt poolt sama valitsus räägib, et nemad tahavad laiendada vaenu õhutamise keeldu karistusseadustiku paragrahvis 151. Viisil, mis ei ole minu meelest ühildatav ka õigusriigi printsiibiga. Samal ajal siin me näeme, et täiesti varjamatult pühendutakse ühiskondliku vaenu õhutamisele ja vaenulike suhete eskaleerimisele, kasvatamisele. Siin ei ole mingisugust reaalset konflikti, ei ole mingit ohtu Eesti julgeolekule, avalikule korrale, mitte midagi tegelikult ei ole, ükski fakt seda ei näita. Aga küll aga need tekitatakse ise tahtlikult, sihilikult selline olukord, kus võib olla väga suur konflikt. Nii et vastus oleks võib-olla see, et tuleks koputada lihtsalt nii palju kui võimalik südametunnistusele öelda, kuulge, et me ei hakka näpuga näitama, me ei hakka parastama, et me võitsime, teie kaotasite, aga tegelikult ei ole hilja mõelda uuesti, mõelda põhjalikumalt ja öelda, et ärme seda praegusel hetkel tee. Et ma pean tunnistama, et minu jaoks Eestis see on praegusel hetkel kõige suurem murekoht. Ma näen, et julgeoleku olukord on niigi väga terav, väga ohtlik. Eesti ja Venemaa vahelised suhted pole kunagi nii halvad olnud pärast, ma ei tea, Nõukogude Liidu lagunemist. Ei tohiks selles olukorras teha mitte midagi sellist, mis muudab need suhted veelgi pingelisemaks ja loob suure konflikti potentsiaali. Ja sidudes seda küsimust eelmise küsimusega, vaat see julgeolek ei tohi olla selline võlusõna, millega saab õigustada ükskõik mida. Et julgeoleku huvides me võime teha seda ja teist ja kolmandat. Me ei pea hoolima demokraatia ideaalist, me ei pea hoolima õigusriigi ideaalist, me ei pea pidama kinni põhiseadusest, eks. Me ei pea pidama kinni isegi elementaarsetest sündsuse reeglitest, et see ei lähe meid nunnadele nagu politseiga kallale, eks. Ei ole, julgeolek ei ole mingisugune võlusõna, mis võimaldab kõikidest muudest olulistest hüvedest üle sõita. Aitäh. See on üks küsimus. Aha. Kas teie ei arva, et praegusel valitsus on lihtsalt mugav välja mõelda vaenlane Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku isikus, et juhtida kogu meie ühiskonna tähelepanu kõrvale olulisematelt probleemidelt majanduses, tervishoius ja nii edasi? Ja arvan küll. Ma arvan, et see on kindlasti üks väga tõenäoline tõlgendusvõimalus nende käikude tagamaade lahti mõtestamiseks. Et kui me vaatame seda poliitilist programmi, mida valitsus ellu viib, siis see on ju äärmiselt ebapopulaarne. Äärmiselt ebapopulaarne. Ma ei tea, Kristen Michal on vist kõige madalama toetusega peaminister, kes vist üldse kunagi Eestis on olnud praegu. Valitsuskoalitsiooni toetus on ammu juba täitsa põhjaseks. Kõik maksutõusud, rünnakud perekonna vastu, rünnakud peredelt erinevate hüvede äravõtmine, kogu see rohepööre, mida ellu viiakse, elektrihindade lakkajamine, automaksu kehtestamine, palju asju, mis on äärmiselt ebapopulaarsed. Ja ma sugugi ei välista, et kuskil PR-büroos on antud nõu, et kuulge, selleks, et ikkagi näidata ennast ka selliste rahvuslike huvide eest seisjana ja tõesti patriootliku jõuna,
Noh, võiks ju käiku lasta vot sellise programmi. Ärme räägi maksutõusudest, ärme räägi kõikidest muudest hädadest, majanduse lagunemisest, tööstuse hävingust, kõigest sellest. Räägime parem sellest, et kuidas see suur julgeolekuoht ära neutraliseerida, millele me siis Pühtitsa kloostri ja Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku näol silma vaatame. See on vägagi tõenäoline, et see täpselt nii ongi. Veel üks küsimus siit saamast. Jah, üks täpsustav küsimust vandeadvokaat Steveni juurde. Ma õigesti sain aru, et tegelikult kui valitsus esitab selle muudatusettepaneku Riigikohtule, siis tõenäoliselt see ikka läheb läbi. Ma sain teie kõnest aru, et see justkui nagu olekski juba esitatud. Ma selle ette kirjutasin endale üles, et vaata, et ma pean üles otsima, kus on. Ma ei tea, mina ei ole seda veel näinud. Eelnõu on kooskõlastusringis. Aga eelnõude infosüsteemist leiab selle ilmselt üles. Ma tahakski ise ka selle üles otsida ja vaadata, mida nad sinna kirjutatud on. Mina seda veel näinud ei ole, aga vastuseks teie küsimusele, et kui see jõuab Riigikokku, kas on tõenäoline, et see võetakse vastu? Jaa, minu kogemus Riigikogus 1,5 aastat olen Riigikogu liige olnud. Ei võimalda mul küll väita midagi muud kui seda, et kõigi eelduste kohaselt võetakse see suure häälteenamusega vastu, täiesti sõltumata kõigist vastuargumentidest. Täiesti sõltumata, sest keskmine Riigikogu liige, eriti selline koalitsioonisaadik, ega ta ei mõtle iseseisvalt üldse. Ja argumentidest on kasu üksnes sellise inimesega suheldes, kes mõtleb ise, kaalub neid ja langetab parima otsuse tuginedes argumentidele. Aga seal ei ole seda olukorda. Seal on lihtsalt koalitsiooni nõukogu otsus, mis antakse teada fraktsioonidele, fraktsiooni koosolekutel arutatakse see läbi, mismoodi me hääletame ühe, teise, kolmanda eelnõuga. Ja kui selle eelnõu hääletus kätte jõuab, siis vajutatakse nuppu. Seal siis mõtlemisprotsessi ei toimu. Mehhaniseeritud protsess. Me täname teid, härra Vooglaid, ja jätkame siis meie konverentsi ja tänaseks viimane ettekande pealkiri Kirikud kui vabaühendused. Sõna antakse pastor Veiko Vihurile, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Palun. Austatud kuulajad, mina kõnelen täna siin pigem kiriku ajaloolase ja teoloogina ja olen, nagu mainitud, siis Luteri kiriku vaimulik ja selle tõttu vaatan asjale võib-olla ka natukene oikumeenilisest perspektiivist. Ja kui ma alustan oma ettekannet ajaloost natuke kaugemalt, siis olge mureta, ma jõuan nende tänaste põletavate probleemide juurde välja. Mulle kui teoloogile, vaimulikule ja kiriku ajaloolasele on isiklikult vastumeelne kõneleda kirikutest kui vabaühendustest või kui mittetulundusühingutest. See ei ole eklesioloogiline või kanooniline, vaid see on ilmalik määratlus, mis näeb kirikus üksnes inimeste poolt nende usuliste vajaduste rahuldamiseks asutatud ühingut. Erinevad kristlikud konfessioonid, õigeusklikud, katoliiklased, luterlased ja teised tunnistavad Nikaia usutunnistuses sõnadega oma usku ühte ainsasse, pühasse, katoolsesse ja apostlikku kirikusse, mille on rajanud Jumala poeg Jeesus Kristus. Me usume, et kirikule on pandud alus ülevalt, erinevalt inimeste poolt asutatud maistest ühingutest. Pikka aega tunnustasid kristlikud Euroopa riigid kirikut erilise jumaliku institutsioonina. Ilmalikud, aga samal ajal usutunnistuselt kristlikud valitsejad võisid küll teha katseid haarata kiriku üle kontroll, ent samas tagasid nad kirikule tegevusvabaduse oma missiooni täitmisel. Alles viimaste sajandite revolutsioonid Euroopas muutsid riigi suhtumist. Esitati loosung, kirik tuleb lahutada riigist.
Eestis viidi see põhimõte lõplikult ellu pärast iseseisvumist, kõigepealt 1920. aasta põhiseadusega, mille paragrahv 11 sätestas: riigi usku Eestis ei ole. Ja seejärel 1925. aasta usuühingute ja nende liitude seadusega, mis seadis usuühingute korraldusele ja tegevusele uued kirikuelu detsentraliseerivad raamid. Kirikus sai sekulaarse riigi silmis vaba ühendus, mittetulundusühing, mis oli ühel pulgal kõigi teiste ühingutega. Teen siinkohal väikese kõrvalepõike sõjaeelse Eesti ajalukku. 1934. aastal nentis luteri pastor Jaan Järve oma kolleegidele esinedes, et 1925. aasta usuühingute seadus jagas kiriku, ja ta muidugi pidas silmas eeskätt luteri kirikut, iseseisvateks ühinguteks, kogudusteks, mis kõik olid juriidiliselt võrdsed ilmalike ühingutega, nagu piimaühing ja turbaühing. Kirikute õiguslik positsioon muutus mõnevõrra alles 1937. aastal välja töötatud uue põhiseadusega, mis nägi ette võimaluse anda suurematele kirikutele, ja toona olid nendeks Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirik, avalik-õigusliku juriidilise isiku staatuse. Uue põhiseaduse paragrahv 14 ütles: suuremaile kirikuile võidakse seadusega anda avalik-õiguslikke aluseid. Riigikirikut ei ole. Sel puhul kirjutas pastor Jaan Järve rahulolevalt, et kirik, ma tsiteerin, ei ole enam vaevu sallitav asutis, keda püüti kõigiti hoida õiguslikult ühel tasemel turba, spordi ja muude ühingutega. Tsitaadi lõpp. Kauaks seda riigivõimu lahkust aga jätkunud, sest 1940. aastal toodi Eestisse Nõukogude võim, mis nägi ühe oma eesmärgina religiooni väljasuretamist. Pärast rohkem kui pool sajandit kestnud Nõukogude võimu kokkuvarisemist pääsesid kirikud getost. See on teoloog Toomas Pauli määratlus. Asemele tulnud liberaalses demokraatias tohib usuvabadusse vaid rangelt piiritletud juhtudel sekkuda. Eesti Vabariigi põhiseadus paragrahv 40 ütleb: igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust. Liberaalse arusaama kohaselt eksisteerib riik kodanike jaoks, mitte vastupidi. Liberaalne riik peab tagama kodanikele eneseteostuseks õigused ja vabadused. Siseministeeriumi usuasjade osakonna töötaja Ringo Ringvee, kes käsitleb oma doktoritöös riigi ja usuliste ühenduste suhteid aastatel 1991 kuni 2008 ning on, nagu me kõik teame, riigiametnikuna selle teemaga hästi kursis, kirjutab, ma tsiteerin Ringo Ringveed: sekulaarse ning neoliberalistliku riigi suhe usulistesse ühendustesse on pragmaatiline. Kokkuvõtvalt võib öelda, et riigi ja religiooni suhted on nõukogude järgses Eestis kujunenud valdavalt konfrontatsioonivabalt. Usulistele ühendustele on tagatud tegutsemisvõimalused nii seadusandlikul tasandil kui praktikas. Tsitaadi lõpp. Muuseas, Ringvee rõhutab, et ka õigeusu kirikuga seotud probleemide lahendamist käsitles riik pragmaatiliselt, üksnes õigusliku küsimusena. Tsiteerin taas. Tähelepanu väärib, et kogu aastatel 1993 kuni 2002 väldanud õigeusu kiriku protsessi ajal, milles põimusid nii ajaloolised, religioossed, kirikuloolised, õiguslikud ning mitmed teised aspektid, käsitles riik küsimuste ringi
juriidilise probleemina ning seda sõltumata valitsuskoalitsioonidest. Tsitaadi lõpp. Nagu näeme, on toonane riiklik positsioon tänaseks muutunud, sest pragmatism on kõrvale heidetud ning riigivõim on valmis laupkokkupõrkeks riigi ühe suurima usulise ühendusega, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga. Ja nagu me hästi teame, on viimasel ajal koguni kõlama pandud selle kiriku ja samuti Pühtitsa Jumalaema uinumise kloostri kui usuliste ühenduste sund lõpetamise ähvardus. Kui me eeldame, et Eestis kehtib ja toimib jätkuvalt liberaalne õigusriik, siis millisel põhimõttelisel alusel seisavad praegu kehtiva põhiseaduse valguses riigi ja usuliste ühenduste kui eraõiguslike vabaühenduste suhted? Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse paragrahvis 40 on korratud sõjaeelse põhiseaduse sätet. Riigikirikut ei ole. Seda lauset mõistetakse tavaliselt nõnda, et ükski Eestis tegutsev kirik ei saa taotleda endale riigikiriku staatusele sarnanevat positsiooni. Ja enamasti on seejuures vaadatud just Eesti evangeelsele luterlikule kirikule kui ajalooliselt suurimale Eesti rahvusest kristlasi hõlmavale kirikuorganisatsioonile, kellel võiks selline ambitsioon olla. Kuid seda põhiseaduse sätet tuleb vaadelda ka vastupidises suunas. Kui riigikirikut ei ole, siis ei ole ka riigil õigust sekkuda mitte ühegi kiriku kui vaba kodanikuühenduse siseasjadesse ja hakata otsustama nende usudoktriini, juhtimise või kanooniliste sidemete üle. Teisiti on näiteks Taani kuningriigis, kus kiriku asju otsustab parlament. Sest Taani luterlik kirik on ajaloolistel põhjustel riigikirik, täpsemalt Folkekirken, rahvakirik, mis teeb antud juhul sama välja. 2012. aastal andis Taani parlament samasoolistele paaridele õiguse abielluda ning ka riigikirik pidi hakkama niinimetatud sooneutraalseid abielusid sõlmima. Vaimulikele on antud õigus sellistest talitustest keelduda, kuid piiskop peab sel juhul leidma asendaja. Meil Eestis on mõeldamatu, et Riigikogu või Vabariigi Valitsus saaks kohustada usulisi ühendusi läbi viima usulisi talitusi või kiitma heaks seisukohti, mis on nende usutunnistusega vastuolus, või määrata ametisse kirikujuhte, sest Eesti Vabariigis ei ole riigikirikut. Niisamuti on mõeldamatu, et sekulaarne võim esitab kirikule kui vabaühendusele nõudmise muuta oma kanoonilist alluvust või kiriku osaduslikku kuuluvust. Näiteks katoliiklaste jaoks on kanooniline side Rooma paastiga võõrandamatu osa katoliiklikust usust. Sellele viitas ka härra Varro Vooglaid. Kaugemast minevikust võib meenutada luterlaste ja kalvinistide sunniviisilist ühendamist Preisi kuninga Friedrich Wilhelm III poolt aastal 1817, mis viis selle otsusega mitte nõustunud konfessionaalsete luterlaste tagakiusamiseni ja emigreerumiseni USA-sse. Just nimelt ajaloos aset leidnud riikliku ülekohtu kordumise ja usulise enesemääramise mahasurumise vältimiseks on vabas ühiskonnas kehtima pandud põhimõte, et valitsus peab austama usuvabadust ja usklikke valikut. Aga kas rahvas, kui Eesti põhiseaduse kohaselt kõrgeima võimu kandja, saaks usuühingutele ja nende liikmetele ettekirjutusi teha? Mõne nädala eest võis Rahvusringhäälingu portaalist err.ee lugeda uudist, et ERR-i poolt tellitud Kantar Emori uuringu kohaselt toetas 59% küsitletutest Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sidemete katkestamist Moskva Patriarhaadiga, vastu oli 19%
ja 22% ei osanud vastata. Eesti rahvusest inimestest pooldas seda koguni 75% ja vastu oli 8%. Muust rahvusest pooldas 25% ja vastu oli 41%. Uuring viidi läbi 10.–16. oktoobrini käesoleval aastal. Selline uuring võib olla informatiivne, ent kindlasti mitte relevantne. Usulise ühenduse kanoonilised või muud laadi suhted teiste kirikutega on eranditult nende endi asi, mitte kellegi teise asi. Taolisi küsimusi ei saa panna rahva hääletusele. Eriti just liberaalsed poliitikud armastavad rõhutada, et põhiõiguste üle ei saa hääletada. Ma peatun veel ühel aspektil, millele tegelikult tuleks tähelepanu pöörata. Täna ei ole selles paneelis ka minu meelest juttu olnud. Aeg-ajalt on kõlanud väide, et kirik ei tohi sekkuda poliitikasse. Usukaugetes ringkondades mõeldakse selle all tavaliselt seda, et kirik ei peaks ühiskondlik-poliitilistes küsimustes oma arvamust avaldama. Mõistagi ei saa usulised ühendused osaleda valimistel, sest nad ei ole erakonnad. Samas ei ole neil keelatud väljendada seisukohti mis tahes ühiskondlikes küsimustes. Näiteks Eesti Kirikute Nõukogu on võtnud sõna abordi, eutanaasia, perekonna ja abielu ning paljudes muudeski küsimustes. Selleski mõttes ei erine usuühendused teistest maailmavaatelistest vabaühendustest, mis tegutsevad oma eesmärkide saavutamise nimel, sageli koguni riigivõimu rahalisel toel. Demokraatlikus riigis ei ole valitsusasutustel mitte mingit õigust keelata kirikuid osalemast ühiskondlik-poliitilises tegevuses, kui nad seda soovivad. Kui valitsus peaks seda tegema, rikutakse sellega usklikke õigusi. Igal kodanikul, kuid samuti igal kodanikuühendusel on õigus seaduse raamesse jäädes korraldada isegi selliseid meeleavaldusi, mis valitsusele või paljudele kaaskodanikele ei meeldi. Näiteks paljudes riikides korraldavad kristlikud organisatsioonid meeleavaldusi veel sündimata laste eluõiguse kaitseks. Asi, mis paljudele inimestele kahtlemata ei meeldi, ent mida Eestis kaitseb põhiseadus. Jaanuaris 2023 teatas sotsiaaldemokraadist siseminister Lauri Läänemets, pidades silmas liikumise koos tegelaste soovi alustada oma valimiseelset poliitilist miitingut palvusega Aleksander Nevski katedraalis, mille kirik asjaolude selgumisel tühistas. Ja ma tsiteerin Lauri Läänemetsa, kes ütles: meie seisukoht on alati olnud selline. Kiriku igasugune poliitiline tegevus Eestis on lubamatu. Kirik ja poliitika peavad olema teineteisest lahus. Kui see toimub, siis see tuleb viivitamatult lõpetada. Tsitaadi lõpp. Sarnast seisukohta kordas minister Läänemets alles hiljuti 23. oktoobril käesoleval aastal parlamendis tehtud poliitilises avalduses öeldes, et, ma tsiteerin, meie läänelikus sekulaarses demokraatias on riigi kohustus tagada ka seda, et usk on vaba poliitilisest agendast. Tsitaadi lõpp. Jääb arusaamatuks, millisele õiguslikule alusele siseminister seda väites tugineb. Ja ometi on riik teatud puhkudel nõudnud usulistelt ühendustelt poliitiliste avalduste tegemist. Aprillis 2022 ärgitas Siseministeerium Eesti Kirikute Nõukogu mõistma hukka Venemaa Föderatsiooni sõjategevust Ukrainas. Siseministeeriumi tollane asekantsler Raivo Küüt nõudis kirikutelt teatud poliitilise agenda omaks võtmist. Ma tsiteerin. Eesti Kirikute Nõukogu on meie partner. Ja kui Vene Föderatsiooni agressioon Ukrainas algas, siis selgitasime, et Eesti ühiskonna sõjast tingitud lõhenemise vältimiseks peavad nad selge ja ühemõttelise seisukoha kujundama
milles on kesksel kohal Putini režiimi agressiooni ja Vene Föderatsiooni ründe hukkamõist. Selline seisukoht aitaks Eesti inimestel sõltumata rahvusest ja päritolust ennast üheselt defineerida. Raivo Küüt, aprillis 2022, tsitaadi lõpp. Neist näidetest jääb mulje, et Siseministeeriumi arvates peavad kirikud toetama valitsuse poliitilist kurssi, ent ei tohi tegeleda sellise poliitilise tegevusega, mida valitsus heaks ei kiida. See on mõistagi autoritaarne muster ning sellisena täielikus vastuolus Eesti Vabariigi kui liberaalse demokraatliku riigi põhiseaduse vaimu, mõtte ja sättega. Põhiseaduse kohaselt on usulised ühendused vabad otsustama selle üle, kas ja mil määral nad soovivad osaleda ühiskondlikus tegevuses ja võtta seisukohti poliitilistes küsimustes. Ministril või ministeeriumi ametnikul puudub igasugune õigus selles osas usulisi ühendusi manitseda või noomida. Ja see ei käi loomulikult ainult Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kohta, vaid puudutab kõiki usulisi ühendusi Eestis. Kokkuvõtteks tahaksin niisiis rõhutada 2 olulist aspekti. Kuna Eestis ei ole põhiseaduse kohaselt riigi kirikut, ei ole riigivõimul õigus sekkuda kirikute siseasjadesse. See on mõeldav üksnes väga piiratud ulatuses ja rangelt seaduses sätestatud juhtudel. Isegi riikliku julgeoleku argument ei saa tühistada põhiseadusega tagatud õigusi ja vabadusi. Samas on vabaühendustel, sealhulgas usulistel ühendustel, õigus ja lausa kohustus sekkuda riigi ja ühiskonna asjadesse. Kuna demokraatlik õigusriik eksisteerib oma kodanike ja elanike hüvanguks ning ka usklikud inimesed, koguduste liikmed, on osa ühiskonnast kui tervikust. Nad võivad väljendada seisukohti, mis enamusele ei meeldi ja see on kooskõlas vaba ühiskonna põhimõttega. Erinevad kirikud korraldavad oma elu iidsete kaanonite ja muu kiriku õigusalusel, kuid seejuures nad saavad kasutada ka demokraatliku õigusriigi poolt pakutavaid võimalusi. Riigivõim on kohustatud austama õiguskuulekalt tegutsevaid usulisi ühendusi ning mitte takistama nende tegevust ideoloogilistel või poliitilistel põhjustel. Tänan teid tähelepanu eest. Pastor Veiko Vihur, aitäh teile. Kas on saalist küsimusi? Jah, üks. Ja aitäh sulle, Veiko, selle väga tõesti sisuka informatiivse ettekande eest. Aga ma jäin mõtlema selle peale, et kas sulle on uurides seda temaatikat jäänud ka silma, et mis argument üldse esitatakse põhistamaks oma seisukohta, justkui võiks valitsus nõuda kirikutelt kas siis hoidumist poliitiliste seisukohtade väljendamisest või vastupidi, konkreetsete poliitiliste seisukohtade väljendamist. Ma ei kujuta ette, et valitsus saaks nõuda üheltki teiselt organisatsioonilt selliseid asju. Ma mõtlen näiteks SAPTK peale, Sihtasutus Perekonna Traditsiooni Kaitseks, mille juhtimisega ma olen olnud seotud üle 10 aasta. Valitsusel ei ole mitte mingit õigust tulla SAPTK-le ütlema, et te ei tohi väljendada selliseid seisukohti või te peate väljendama selliseid seisukohti. Ja kui ma mõtlen, ja ta ei tohi meile ütelda ka näiteks seda, et me ei tohi omada teatud koostöösuhteid teiste riikide organisatsioonidega ega ka alluvussuhteid. Näiteks kui me oleksime SAPTK asutanud nii, et põhikirjaliselt on alluvussuhe mõnele välisriigi organisatsioonile, mitte midagi ei ole valitsusel selle kohta nagu ütelda. Lihtsalt ei ole mingit õiguslikku alust, ei ole millele toetudes midagi ütelda või nõuda üldse. Et kas sa oled pannud tähele, mina ei ole pannud, sellepärast ma küsin, et kas nad on kunagi ka osutanud mingisugusele õiguslikule alusele, et millele toetudes te üldse arvate, et teil on mingi õigus meilt midagi nõuda siin sellistes küsimustes. Ma ei tea, tõesti mina ei tea, sellepärast ma küsin. Ja no ma arvan, et keskmine inimene, kui talle tutvustatakse seda temaatikat, vastaks kõhutunde pealt, et jaa, muidugi, nagu mulle kunagi öeldi, et minule kui kirikuõpetajale, et meil on usuvabadus ja lapsi ei tohi kirikusse viia. Usuvabadus ja lapsi ei tohi kirikusse viia. Et sellisel tasemel mõtlemine ja argumenteerimine, mulle tundub, on kuidagi omane ka paljudele poliitikutele. Ja kahtlemata Lauri Läänemets on poliitik, kes
ei ole väga kursis kiriku asjadega üldse usuvabaduse temaatikaga, et sa ei pea olema ju spetsialist kanoonilise õiguse alal ja mõistma erinevate kirikute omavahelisi suhteid ja teadma kogu seda süsteemi, aga sa peaksid poliitikuna ju ikkagi orienteeruma Eesti riigi aluspõhimõtetes. Ja ma olen väga tähelepanelikult kuulanud kõik need aastad, mitte ainult Läänemetsa, aga ka mitmete kõrgete riigiametnike, asekantslerite argumente. Ma ei ole sealt leidnud ühtegi sellist põhjendust, mis kvalifitseeruks tegelikult tõsise põhjendusena. Ei ole. Alus puudub tegelikult. See on täiesti selline suvaline käitumine ja iseendale teatud argumentide välja mõtlemine, nagu seesama, mida ma oma ettekandes mainisin, et kirikud ei tohi tegeleda poliitikaga. Kust see võetakse? Kirikud ei tohi tegeleda poliitikaga. Muidugi tohivad, kui tahavad. Mitte ainult tohivad, ja tegelikult peab, kui rünnatakse näiteks nende õpetuse aluseid, peab kaitsma. Isa Igor Katoliku kirikust. Niisugune küsimus, no ma olen kuulnud 2 korda juba siin ka kõlas uuringu kohta RR-i, kui ma kuulsin esimest korda, 2 nädalat tagasi olin ka väga hämmastunud ja kuidas üldse see ilmus niisugune uuring minu jaoks on tõesti midagi, mis ei pidanud toimuma. Aga hakkasin mõtlema ka, sina oled vaimulik ka, sa tead, et väga tihti toimub niimoodi, et paljud inimesed, isegi meie usklikud, mingis mõttes mõtlevad niimoodi, et muidugi praegu õigeusklikud on nagu vähemus ja selles mõttes, aga teised kirikud väga, ma rääkisin katoliiklastega ja nad ka mingis mõttes, võib-olla niimoodi ei tohi teha, aga tõesti see Moskva patriarhaadi kirik, see on niisugune, mida me nagu kiriku esindajad võime teha, et tõesti inimesed hakkasid natukene teistmoodi mõtlema, et tõesti seda, mida pakutatakse neile, et kui keegi ei ole nende poolt, siis on kindlasti vaenlane, siis on see Putini poolt ja midagi, mida me võiksime teha selles mõttes nagu vaimulikud? See küsimus. Loomulikult koguduse tasandil, ühe vaimuliku tasandil me saame rääkida inimestega ja selgitada neile. Aga minu meelest peaks olema kandev roll Eesti Kirikute Nõukogul. Seda organisatsiooni juba mainiti ja ma natuke olen kuulnud midagi telgitaguste kohta. Ma ei tea muidugi, kuidas see olukord seal praegult on, aga minu hinnangul, nii palju kui minul on informatsiooni, on Eesti Kirikute Nõukogu pigemini läinud nagu valitsuse survega kaasa. See on võib-olla minu subjektiivne arvamus või ma ei ole kindlasti kõikidest detailidest informeeritud, aga ma tahaksin küll vaimulikuna ja kristlasena näha Kirikute Nõukogu suuremat rolli selle konflikti lahendamisel. Sest põhjus, miks mina täna siin olen ja selle kutse vastu võtsin, on ju selles, et kui me laseme Eesti ühiskonnas teha ühe kirikuga niimoodi, siis tehakse järgmisena meie teiste kirikutega. Ja mina isiklikult näen siin taga mitte ainult teatud julgeolekuasutuste, on see kaitsepolitsei, mingid välistuured, ma ei tea neid asju täpselt, nende sellist soovi teatud poliitilist programmi ellu viia, Vene mõju vähendada Eestis, see võib ka olla. Aga ma näen kindlasti seda, et sotsialistist siseminister Lauri Läänemets üritab ka oma parteipoliitilist punktivõitu siit välja võtta. Sest kui me läheme tagasi aastasse 2023 ja oli üleval abielu ümberdefineerimise teema, siis maikuus lõpetas siseminister Läänemets Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise ühiskomisjoni tegevuse, mis oli juba mitukümmend aastat tegutsenud, 90-ndatest peale.
ja selles on nähtud teatud kättemaksu Luteri kirikule siis sotsialistide programmi mittetoetamise eest. Loomulikult seda niimoodi välja ei öelda, aga see on tavainimeste tõlgendus. Ja praegu mulle tundub, on siseminister Läänemetsa üks eesmärke neutraliseerida Eesti arvatavalt siis suurima liikmeskonnaga konservatiivne kirik, lahutada ta nii-öelda Vene või Moskva patriarhaadi mõjust, mitte siis ainult nendest poliitilistest avaldustest, mida patriarh Kirill on teinud, aga ka konservatiivsetest väärtustest. Ja sellega saaks ta edendada sellist liberalistlikku programmi Eesti ühiskonnas. Et ta võtab lihtsalt neid vastuhääli vähemaks, sest luterlasi ta võib-olla suudaks kontrollida mingite muude mehhanismide abil ja teisi kirikuid võib-olla ka EKN-i kaudu, aga ma arvan, et see võib olla üks poliitiline eesmärk. Aga loomulikult see on minu oletus. Aitäh veel kord pastor Veiko Vihulile ja ma tänan ka südamest ettekannete esinejaid ja sellega lõpetame konverentsi Õigeusu Kirik Eestis iseseisvus, arenguvõimalused, riskid, tagajärjed esimese päeva töö. Homme jätkame plenaaristungiga kell 9:30, kell 14 on aga konverentsi kõige tähtsam osa, osalejate ümarlaud. Aitäh teile ja homseni! Kutsume ümberlaud.